Tere! Vaatame nüüd, kuidas leida pöördvõrdelise seoses kordajat A. Me teame, et pöördvõrdeline seos on üldiselt kujul y võrdub A jagatud x-iga, kus siis A on mingisugune arv. Ja oletame, et ta läbib punkti 40. Nii. Ikka. Kui ma tean, et mingi funktsioon läbib punkti ja ma tahan kordajat leida, siis ma võtan oma x ja y koordinaad ja asendan mõlemad sinna asemele. Saan, et 10 võrdub A jagatud 4. Ehk ma pean mõtlema, millist arvu ma peaksin 4 jagama, et vastus on 10. Arvatavasti sa juba tead seda, aga ma räägin sulle, mida teha siis, kui sulle ei tule mõtet. Nii, võib-olla sa tead ka seda, et pöördvõrdelises seoses see A võrdub y kord x. Aga kui sul ei ole meeles, siis sa saad ka jälle panna endale kirja väikeste arvudega samasugune kujult spikker. Nii, 2 on võrdne 6 jagatud 3. Nüüd ma mõtlen, aha, A on selle koha peal, kus mul siin spikris on 6. Mida ma pean 2 3-ga tegema, et 6 saada? Korrutada. Järelikult siin ka A saamiseks 10 korrutan 4-ga. Ehk A on 10 korda 4, 40. Ehk meie funktsioon on y võrdub 40 jagatud x-iga. Head harjutamist!